Jaanus Levkoi, no palju õnne, ühelt poolt palju õnne, teiselt poolt palju õnne teise koha peal. Pärast te olite mõlema naiskonna treener tegelikult, praegu istusite küll hõbeda naiskonna pingil. Võtke see finaal kokku. Ma arvan, et ikka rohkem õnne, sellepärast et saada kahe naiskonnaga finaali, see on ikka õnn. Ja võib-olla teisipäevane mäng noortel Tallinna Ülikooli vastu, see oli ikka väga hea mäng ja ma arvan, et tüdrukud väärisid finaali kohta. Muidugi tänane finaal oli natuke ühepoolne, aga väike põhjus ka selleks, et hommikul kell 11 tuli mängida omavahel, nagu öeldakse, printsipiaalne A-klassi karikas. Nii et sellepärast ikkagi rohkem õnne ja rõõmu. No Ekleks tegelikult tunduski, et terve see karikasari oli siuke vormistamise küsimus. Igal pool võeti päris suured võidud. Kuidas te tunnete? Nii tugevat naiskonda, naisklubi on Eestis üldse tükk aega olnud? No jah, õige, peab ütlemegi, et Ekleks see aasta hästi komplekteeritud suhteliselt. Me mängime küllalt hästi ka seda Eesti-Läti ühisliigat. Samuti me oleme 2 võitu saanud Balti liigas, ühe Valgevene ja ühe Kiievi võistkonna üle. Ma arvan, et naiskond on praegu heas hoos, toonuses. Loodan, et jätkume ja kannatame kuni kevadini välja. Meil on veel hommegi raske mäng Minski Smoki vastu, nii et ega siis natuke tuleb maista jõulumõnusid. No nüüd kohe algab karikasariga meestel poolfinaalid. Mis te arvate, keda homme finaalis näha saab? No, see antud mäng, mis nüüd siin algab, see on küll väga intrigeeriv ja päris mitmed on küsinud, et kellele Nicole panustada. Kui Rapla suudab Kalevi välismängijad kinni võtta, siis on Raplale. Kui ei suuda, siis ma pakun Kalevile. See on ühest poolt, aga Tarvas Kalev, mis on muidugi, ma loodan, et Kalevil on väga palju tõesta viimase mängu suhtes Tarvaga. Seal ma pakun ka Kalevile. Tänud, palju edu!